kolmanda korra minek tähendab seda, et ma tean piirkonda, ma tean võistlustingimusi. Mul tulevad loodetavasti mõned kohad tuttavad ette. Ma tean, kuidas keha käitub, ma tean, mis joogipunktides juua-süüa pakutakse. Ma tean, kui raske ta on, ma tean, mida oodata. Ja, tõesti ei tea. Ma ei tea, mis mind ees ootab. Sellepärast, et ma ütlen, et see on midagi muud, see on hoopis teistmoodi minek. Minu jaoks võttis nagu teatud hirmu võttis maha Jaak Kilmi, kes ütles, et ära võta seda kui nagu suusavõistlust, vaid kui ühte hästi pikka polaarekspeditsiooni. See kuidagi nagu loksutas nagu mingi asja nagu peas paika, et kuidas nagu mentaalselt nagu valmistuda. Aga mis seal nagu päriselt saab ja kuidas see välja näeb, ma ei tea. Ma usun, et mu keha saab hakkama, aga ma tegelikult nagu kardan mõistuse pärast kõige rohkem. Et spordi tegemine on ikkagi nagu hästi nagu peas. See toimub tegelikult peas. Kui ma selle marsruudi peale mõtlen või selle pikkuse peale, siis mul on kaks põhilist sellist nagu suurt hirmu. Üks on see, et mul hakkab külm ja teine on see, et mul läheb kõht tühjaks. Sest mul on paar korda juhtunud maratonil see hetk, et kõht hakkab korisema ja kõht on päriselt tühi. Ja see lööb keha tegelikult ikka totaalselt auku ja siis sa saad haamri ja sealt välja ronida on niivõrd keeruline. Ja ma tean, et oma 93 kilo juures ma kulutan tunnis rohkem kui 1000 kalorit suusatades. Seda on võimatu raja peal tagasi süüa, aga ma siiski pean nagu, ütleme, maos kogu aeg midagi hoidma. Et nii kui tekib see, et magu on tühi ja ta justkui hakkab ise ennast seedima ja tekib see kõhukorin, siis ma arvan, tekivad väga-väga suured probleemid. Ja muidugi see on selles mõttes tore, ma saan 20 tundi järjest nii palju suhkrut süüa, kui ma tahan. Ja ma tulen ikka miinusega ära. Seda on võimatu tagasi. See on üks asi, teine asi on külm. Ma olen siin katsetanud erinevaid sokke ja mis iganes, aga varbaotsad kipuvad ikkagi selle paaris tõukega natuke nagu jahedaks jääma või külmaks minema. Et see on nagu üks asi, mida ma ka kardan, et see ühel hetkel hakkab nii hullult lõikama kuidagi ja vastikuks ja valusaks läheb. Hirmu nagu ei ole, aga jah, ma kardan seda külmumise tunnet. Me proovime seekord teha nagu teistsuguseid ettevalmistusi, et vaatame, kas me saame termosega sooja teed kuskile punkti või saame saateautosse sooja teed kaasa, et see kannab sooja. Esimene kord oli võistlus lühendatud 200 kilomeetri peale. Sel põhjusel, et liiga soe oli ja nad ei saanud soovitud pikkusega rada teha, et seal lihtsalt jõgede ja järvede peal ei olnud piisavalt jääd. Ja libisemisolud olid ülihead hommikul. Lõuna ajal tuli päike välja ja soojendas ja rada läks pehmeks. Aga aeg tuli üllatavalt hea, 17.39 oli esimene kord. Meil oligi Jaaguga eesmärk see, et me alustame ja lõpetame sama kuupäeva sees, et me ei läheks nagu uude kuupäeva. Teisel korral oli probleem see, et õhtul hakkas lund sadama, sadas värske lumi ja teadupärast värske lumega suusk nii hästi ei libise. Ja energiakulu oli päris suur. Seal lagedate peal oli tuul vastu ka, mis omakorda kulutas. Ja ma sõin söögipunktides liiga vähe ja keha ei jõudnud enam sooja toota ja umbes 25-30 kilomeetrit ennem lõppu soovitati mul sõit poolele jätta, kui nad nägid, millises vappe külma värinas ma saabusin joogipunkti. Ma proovisin ennast seal nende saami telgis ahju juures vaipade all soojendada, aga ei tulnud sooja kuskilt. Ja siis kutsuti auto järgi.
ma ei tea, mis hetkel mul algas see mõte, et iga nagu katsumus, mille ma olen läbi teinud, noh, ma kuidagi pean ennast proovile panema, või kui sa oled nagu ühe asja läbi teinud, siis sa tahad teada, et kui kaugele ma veel saan minna. Ja nii see siis algas kunagi minu jaoks Tartu maratoniga, siis tegime me Sporttraveliga kõiki neid Deutschland klassikeri asju ja kogu aeg kuidagi on vaja nagu ennast nagu edasi piitsutada või mitte piitsutada, aga on vaja kuidagi nagu uus katsumus leida. Sest et iga kord finišis on, kõigepealt tulevad rõõmupisarad ja siis tuleb mõte, et aga mis nüüd saab? Nii et midagi on nagu vaja kogu aeg juurde saada ja ma arvan, et see on see lagi, kuhu ma võiks olla suuteline nagu minna. See on just kui see jahimeeste kohta öeldakse, et igal tõelisel kütil peab oma seina peal olema ilvese nahk. Ehk et mulle küttida ei meeldi, aga see võiks olla siis nii-öelda minu ilvese nahk. Noh, põhieesmärk on muidugi läbi sõita, aga salamisi loodan medalit saada. Seal on selline tingimus, et kes sõidavad kiiremini kui esimese võistluse võitja Paavo Lasse. Tema aeg oli 21-22, kõik, kes sellest ajast kiiremini sõidavad, kõik saavad medali. See on ikkagi 220 kilomeetrit ja see saab olema ränk raske. Ma ei mõtle absoluutselt selle aja peale, et saaks nüüd 20 tundi või 24 või saaks 17 või ei, ma tahan lihtsalt, ma tahan selle läbi teha. Ma tahan selle finiši joone alt läbi tulla. Isegi kui see võtab 29 tundi aega, isegi kui ma magan vahepeal kusagil ja ma tean, et mul on 30 tundi aega, siis noh, see on see eesmärk või see, mida ma nagu tahan saavutada. Ma olen, suusatada mulle lihtsalt nagu väga-väga meeldib, aga ma ei ole selles mõttes võtnud mingisugust kindlat nagu treeningkava, et nüüd ma, et nagu ma ei tea, jooksjad teevad enne maratoni või nii-öelda valmistuvad maratoniks, et kus tehakse lõiku, kus tehakse pikka, ma olen lihtsalt käinud suusatamas, lihtsalt suusatanud. Ja muidugi ütleme, võrreldes teiste meestega on mul suusakilomeetreid ikkagi sisuliselt poole vähem. aga just täna hommikul trenni minnes ma mõtlesin selle peale, et me oleme elanud nüüd natukene üle aasta aja selles kuidagi suletud tingimustes, kus sisuliselt ongi ainult kodukontori trenn. Ja põhjus nagu miks õue või miks nagu välja minna on see, et ennast liigutada. Ja selle aastaga on mu trenni tegemise koormus tõusnud, ma arvan, üks nädala lõikes niimoodi 2-3 tundi, et 10 tundi iga nädal tuleb mul trenni ja aasta aja peale kindlasti juba niiviisi. Minu ettevalmistus on põhiliselt ikkagi, ma olen teinud niisugust intensiivset jõutrenni CrossFiti näol, mis on selles mõttes hoopis midagi muud. Aga see funktsionaalsus seal taga leian, et on vaata, mis siin on. Et see funktsionaalsus seal taga on see, mis ma leian, et aitab ja ma olen nagu jõudumööda sinna ikkagi sellist aeroobset trenni juurde pannud, et suvel põhiliselt rattasõitu, maastikuratast ja nii kui ütleme Eestis lumi maha tuli, siis suusatrenni sinna otsa. Jah, tegelikult ma hakkasin vaikselt juba valmistuma 2020 kevadel, kui me tulime Vaasa Ropetilt. Sest siis oli selge, et võistlus jääb ära, et toimub 2021. Ja siis ma hakkasingi aktiivsemat elu elama ja jälgisin toitumist rohkem, et kaalu alla võtta ja nii edasi. Suvel tegin rattaga kõvasti trenni, käisin jooksmas. Ja nii kui lumi maha tuli kohe suuskad jälle ja kogu aeg olen nagu selle nimel treeninud, et see sõit korralikult ära teha.
Ja ma tean, sellisel maratonil on see mentaalne pool sama oluline kui füüsiline ettevalmistus. Seal võrduseks võib tuua, et kui tavamaratonil on iga kilomeetri tagant on kilomeetri märgid, palju on lõpuni jäänud, siis seal on iga 10 kilomeetri tagant kilomeetri märgid ja see on mõnes mõttes hea ka, et siis sa kogu aeg ei mõtle, palju on veel jäänud. See arvutamine tuleb kohe ära unustada, et see on pigem vaja vaadata neid vaateid ja mõelda, mis on järgmise kurve taga või mis on järgmises joogipunktis menüüs või midagi sellist mõtteid nagu mujal viia. Aga mentaalse poole pealt veel see, et kuna mul on palju jooksu ja suusamaratone all, et see pingutus ei ole nagu uus. Et ma tean, mida see tähendab, aga jah, see pika pingutuse puhul on ta pisut erinev. Tõenäoliselt see füüsiline seisund on siis selline, et sa enam ei kontrolli oma keha või ütleme, et mõte läheb eespool, kui keha järgi suudab tulla. Ma ei valeta, kui ma ütlen, et ma esimest korda nägin seda suusasõitu unes umbes kuu aega tagasi ja see unenägu oli nii, et me olime siis kogu pundiga nii-öelda kohal, aga millegipärast selle 220 kilomeetrise maratoni start asus Sindis minu tädi maja taga. Ja siis rada kulges kuidagi Klaipeda poole mööda Pärnu randa ja mööda Pärnu lahte ja siis me seal käisime mööda seda rada ja sõitsime Jüri bussiga ja siis ühel hetkel vaatasime, et vaata, siin on üldse ainult nagu kuidagi nagu kruusakividest tõmmatud see, et siin vist pole lipet küll alla vaja, et siin libiseb niisama, ühesõnaga mingid täiesti jaburad asjad. Ühesõnaga ma tean, et see on mu teadvusesse ja alateadvusesse on see sõit ennast kinnitanud juba päris tükk aega tagasi. Ja ma ütlen ausalt, et ma mõtlen tegelikult selle peale väga palju ja see on niisugune naljakas värk nagu, et hirm vaheldub ootusärevusega. Ma arvan, et kõik, kes on kunagi midagi sarnast ette võtnud, ükskõik mis see on, ma ei tea, triatlon või maraton või whatever asi, nad nagu saavad aru sellest, et see on see mingi väga niisugune valus magus asi, mis hakkab nagu piinama ja see ilmselt on ka see nagu sõltuvust tekitav mingisugune tükike siin selle spordi tegemise juures. Ma püüan ennast mentaalselt ette valmistada, aga ma tean, et selle peale saab selles mõttes ainult mõelda ja ühel hetkel, kui see väsimus sisse lööb, siis ma ei tea tegelikult, mis saab. Ma tean, et ma võin suhteliselt kindel olla, et terve selle sõidu me ikkagi oleme me sõidame Jüriga koos ja see, et sa sõbraga koos sõidad, see annab nagu hästi palju juurde. Aga paratamatult nagu ühel hetkel sa saad aru, et tegelikult on ikkagi oled nagu sina ja see rada on ja sinna ei saa nagu midagi teha, et ma olen mõelnud igasuguseid nagu vigureid, et mida siis nagu püüda teha või kuidas nagu seda mingiteks lõikudeks sättida või mis. Üks variant, mis ma mõtlesin, on see, et iga tunni alguses ma kuulan ühe järgmise mingi loo, et ma teen endale 19–30 looga playlisti ja iga tunni alguses kuulan selle, see on 3 minutit või ma ei tea, panen Stairway to Heaveni, mis on mingi 10 minutit, aga et ma kuulan nagu ühe ja siis võtan klapid peast ära, et see on üks mõte, mis mul on olnud, aga mingit sellist nagu mantrat ma ei saa enne välja mõelda, sest ma olen nagu täheldanud, et kui sa pikalt nagu sporti teed, siis mingid lollakad mõtted hakkavad sul ise nagu ketrama peas ja sa ei saa midagi teha sinna, sest sa ei suhteliselt nagu keeruline on nagu enda mõtet suunata, et sa pead nagu kuidagi nagu võtma nagu selle positsiooni, et lihtsalt mõtted tulevad ja lähevad. Ja sina oled lihtsalt nii-öelda justkui nagu vaatleja, et sa vaatled neid mõtteid ja tundeid, mis sul nagu peas on, et sa ei midagi nagu välja mõelda seal ei saa või et ma nüüd lähen mõtlen välja, et kuidas ma oma kodu remontima hakkan või mingid siukseid asju seal ei ole võimalik teha. Ehk et ma arvan, et ma püüan nagu sellisest kõige nagu tavalisemast nagu meditatsioonist tuntud nagu mõttemalli kaasa võtta sinna, et püüda nagu jälgida, lihtsalt jälgida. Kui hästi see õnnestub, ma ei tea, paistab.
kõik paistab, praegu on kõik pagana tore, aga nädala aja pärast on ilmselt kõik hoopis teistsugune. No esimene kord oli põnev just see, et sa avastasid uut ümbrust ja ma ei olnud kunagi Lapimaal käinud ja siis oli nii, et sõitsid kuskilt nurga tagant välja või metsast välja, siis oli suu lahti ja vau, millised vaated. See viis väsimuse ära, aga pärast oli juba hämar ja siis oli pealamp vaja ette panna, et ega siis eriti midagi ei näinud. Ja siis hakkasid arvutama ja palju lõpuni on. Et lõpus ma mäletan, üks raske moment oli, et 10 kilomeetrit oli lõpuni jäänud ja rada läks finisist umbes 25 meetri kauguselt mööda ja sa kuulsid seda melu, mis seal oli. Sa nägid neid tulesid kõike ja mõtlesid, et sul on veel 10 kilomeetrit jäänud pingutada ja see oli nagu kohalikul terviserajal. Ja rajaprofiil oli suht raske, mäest üles, mäest alla ja üks laskumine oli selline, ja pealambiga pimedas. Ja üks laskumine oli selline, et järsku laskumine mäest alla ja järsku rada lõppes ära. Sa ei teadnud, kas kurv on vasakul või paremana. Ma panin otse lumeangen, et suusad olid lume sees kinni ja siis ma mõtlesin, et kas nad jäid terveks või ei jäänud. Ja siis pealambiga vaatasin, kuhu suunda tuleb minna. Et siis oli nagu ärev moment, aga kõik jäi terveks ja sain õnnelikult Phoenixisse. Kui 140 aastat tagasi Saami mehed seda sõitsid, siis oli see 21 tundi ja 22 minutit või kuhugi sinna kanti igal juhul. Kui ma saaks nii-öelda selle dressi ja selle uhke suusa ja kogu selle teadusega, mis on 140 aastat nagu edasi arenenud, et kui ma saaks nagu neist meestest võitu, kes tulid, kujutad ette mingisuguste villaste riietega, puusuuskadega ja siis suusatasid pärast koju ka veel, et kui neid nagu edestada, siis oleks tegelikult juba nagu super.